Ja jätkame eesti keeles ja Eesti teemadel. Järgmisena mul on suur heameel ja rõõm tervitada külalist kaugest lõunast. Tartust on kohal Ragne. Ja ole hea, tule siia. Ja Ragne on meie konkurent, õigemini meie sündisime konkurentiks juba ammu enne, või tähendab pärast seda, kui teil olete juba ammu olemas olnud. Ehk ajakirjandusõpetus Tartu Ülikoolis on siiski pikema traditsiooniga. Nüüd, aga me ei räägi sellest konkurentsist, me räägime laiemast pildist, õigemini sina räägid, meie kuulame. Palun. Aitäh ja tere ka minu poolt. Mul on suur rõõm siin täna olla. Aitäh, et kutsusite. Ja omalt poolt ka toon Tartust kaasa õnnesoovid Balti Filmi- ja Meediakoolile ja sellest sündinule, millest me siin Indrek Ibruse ettekandes ka just kuulsime, et tõepoolest areng on olnud võimas ja soovime selle jätkumist üldse mitte konkurentidena, vaid ikkagi sõbralike naabritena pigem. Ja mina tõesti mõtlesin, et räägiks natukene sellest, millega ülikoolid tegelevad, ehk siis meediapädevusest, sest mina näen, et ülikoolid on just nimelt need, nimetame siis sellise püramiidskeemi ülemised punktid, mis kujundavad akadeemilist teadmist ja levitavad meediateadmisi praktikasse tänu sellele, et me mõlemad koolitame ajakirjanikke ja kommunikatsioonitöötajaid ja meediainimesi ja sealt liigub ju asi laiema avalikkuseni, lugejateni, auditooriumini ja loomulikult ka mõlemas koolis on õpetajakoolitus, mis samamoodi ju vajab meediapädevuse alaseid teadmisi, sest et meediapädevus on tänapäeval üks selliseid möödapääsmatuid pädevusi, milleta on üsna keeruline ette kujutada, kuidas me selles meediastunud keskkonnas toimetame. See aitab inimestel adekvaatselt toimida, mitte ainult füüsilises ruumis, aga veel rohkem virtuaalses. Nii et see on üks äärmiselt tähtsaid teemasid, millest täna rääkida. Ja muidugi seda me ilmselt ju teame, et igasugused rahvusvahelised võrdlusuuringud, kus meil ka väga meeldib vaadata, et kuidas Eesti välja näeb, siis selles osas on meie suhtes kiitvad. Igasugustes meediapädevuse taseme mõõdikutes või indeksites on Eesti inimesed oma meediapädevustega tõesti esirinnas. Näiteks Bulgaarias tegutsev üks avatud ühiskonna instituut, mis on iga aasta välja andnud meediapädevuse indeksit, väidabki, et Eesti elanik on üsna sarnase meediakasutuse, meedia hindamise, oskuse ja teadmistega, nagu näiteks on inimesed Soomes või Rootsis või Norras või Taanis ja Iirimaal, mis on see esimene nii-öelda klaster neid riike, kus on inimestel väga kõrge meediapädevus. See tähendab seda, et nende riikide inimesed oskavad keskmiselt paremini tekste kriitiliselt lugeda, eristada uudist ja kommentaari, teha vahet ajakirjandusel ja reklaamil või sisuturundusel, ära tunda manipuleerimise katseid, ehk siis tundub selline väga, väga nagu ilus ja kiitev pilt Eesti elanike kohta. Aga me ilmselt oleme püüdnud ka jälile saada, et kust see tuleb ja kui suur on siin ikkagi ülikoolide roll ja ma kutsungi selles pisikeses sõnavõtus kaasa mõtlema selle peale, mis on siis need tegurid, mis on sellise hea meediapädevuse tasemeni viinud ja teiselt poolt tahaks mõelda ka nendele väljakutsetele, mis sellega siis kaasnevad. Just kui me vaatame seda, kuidas meie maailm, kultuur, tehnoloogia muutub, siis ilmselgelt siin on vaja edasi mõelda. Ja ma võib-olla tahaksingi siis lähemalt rääkida 3 sellisest meediapädevuse sambast, mis on minu arvates kõige olulisemad, miks see pilt täna on selline kena. Need on kultuur, haridus ja ajakirjandus.
Ja kultuurist kõigepealt, kui me vaatame seda, kuidas millest meediapädevuse indeks koosneb, siis me näeme, et seal on tegelikult hästi tugev osa sellel, et inimesed oskavad lugeda ja kirjutada ja tõlgendada tekste. Ja siit me teame, et Eestil on ajaloost tõesti päris hea stardipositsioon, meie väga varane kirjaoskus, meie tõesti tugev kirjakultuur, laialdane raamatulehe lugemine, uudiste huvi, kirjasõna väärtustamine. See on ju see, mida me tunneme ära Eesti ajaloost, alates siin ärkamisajast ja ka edasi, et see tõesti on üks selline alustala, millele on inimeste meediapädevus tuginenud, sest üldine selline arusaam on, et kirjakultuur toetab ka sellist keerulisemat või abstraktsemat mõtlemist ja meediapädevus, mis on kriitiline meedia hindamise oskus, tugineb siis sellele kirjakeele kultuurile. Ja me praegugi näeme veel, et kuigi siin räägitakse palju, et inimesed ei loe raamatuid, noored ei loe raamatuid, siis jällegi, kui me vaatame kas või neid samu ilusaid jooniseid, mida tehakse statistika põhjal, kui palju inimestest on lugenud raamatuid viimase aasta või 2 või 3 jooksul, siis jälle vaadates neid jooniseid, me näeme, et Eesti on selles samas pundis nende maadega, mis juba seal meediapädevuse indeksis välja tulevad, et koos Põhjamaadega oleme seda nii-öelda ühte värvi kaardil, kus viimase aasta jooksul on lugenud vähemalt ühe raamatu üle 70% Eesti elanikest. Ja võib-olla tänavusel raamatuaastal on see number palju suurem, et tean nii mõndagi peret, kus on pereliikmete vahel võistlused, kes jõuab rohkem raamatuid aasta jooksul lugeda. Ja kui te ei ole veel jõudnud sellest võistlusest osa võtta, siis soovitan, ei ole hilja alustada. Ja lugemist ju jätkub. Kui me vaatame jällegi viimastel aastatel, Eestis ilmub aastas üle 3000 erineva nimetuse raamatuid, siis ilmselgelt selle hulgas võiks olla valikut igale maitsele. Ja seda, et noored ei loe, seda kindlasti jällegi väita ei saa, aga jällegi me ootame lugemisuuringu tulemusi, et saada siia nüüd täpsem ja detailsem info selle kohta, mida siis noored loevad, kuidas nad loevad, mis keeles nad üldse loevad ja seda tõesti faktilist teadmist natukene tugevamalt välja tuua. Ja teine asi, jällegi ka uudiste huvi on ju tegelikult Eesti inimestel väga kõrge. Kui me mõtleme, et kui ikkagi 2/3 Eesti täisealisest elanikkonnast on Delfi ja Postimehe lugejad, siis see on väga kõva näitaja. Ma tean, et siin Ekspress Grupp on ka välja toonud oma digitellimuste näitel arvutusi, mille kohaselt ka Eesti digitellimuste poolest on Euroopas üks kõrgeimate näitajatega riike. Ja põhimõtteliselt see kogu selline taust, üks osa sellest meediapädevusest, nagu ma ütlesin, mõtlemise analüüsioskus, kriitiline mõtlemine, need on need, mis on just nimelt sellelt kirja, raamatu, lugemis, uudishuvi taustalt kujunenud, nii et eestlastel on kõrge meediapädevus. Nüüd teiselt poolt haridussüsteem, hariduse väärtustamine, ka siin võib ju hakata pikalt rääkima sellest, mida kõike rahvusvahelised võrdlused Eesti kohta näitavad, aga võib-olla ma sellesse isegi ei läheks, vaid läheks kohe ülikoolide juurde, sest et minu hinnangul akadeemiline ajakirjandusharidus on tegelikult jällegi üks väga olulisi tegureid, mis on panustanud sellesse, et Eesti inimesed peavad lugu heast ajakirjandusest ja ka oskavad infot hinnata. See, et Eestis on loodud
põhimõtteliselt samadel aegadel kui mujal Euroopas ja ka Põhjamaades esimesed võimalused akadeemilist ajakirjanikuharidust omandada. See on tegelikult jällegi võib-olla fakt, mida me võiksime rohkem rõhutada. No kui me mõtleme, et Tartu Ülikoolis Juhan Peegel algatas ajakirjandusõppe aastal 1954, siis näiteks, kes enne meid olid, 1925 Soome, 1946 Taani, 1951 Norra, 1952 Bulgaaria, mõned näited, et tegelikult ei ole see 1954 üldsegi mitte halb märk sellest, et me oleme seda teinud. Ja teiselt poolt jällegi kogu sellise meediahariduse või audiovisuaalse hariduse läte ei ole ka sugugi ju häbeneda. Põhjamaades ei alanud see ka varem kui alles 60ndate alguses ja Eestis 90ndatel täiesti mõistetavatel põhjustel ei saanud see nii suurel määral varem hakata arenemagi. Nii et see on nüüd jälle üks nagu tegur, mida me võiksime rohkem hinnata, sest et selle aja jooksul on ülikoolid suutnud panustada tööturule just nimelt selle kriitilise massiga, kes on kujundanud tegelikult Eesti toimetuste näo ja kui jällegi statistika juurde minna, siis kui üldiselt Eesti ajakirjanikest on üle 80% kõrgharidusega, ma siin eelkõige pean siis silmas neid, kes tegelevad reporteritöö ja toimetamisega, siis ajakirjanikest ligikaudu pooled on ka akadeemilise ajakirjandusharidusega, mis on tegelikult ju väga tugev selle ajakirjaniku professiooni tuumamääraja. Ja kui me ajakirjanikke küsitleme, siis siin 2022. aastal World of Journalism uuringu raames kogutud andmed näitavad ka, et tegelikult akadeemilise ajakirjandusharidusega ajakirjanikud hindavadki oma oskusi kõikides sellistes mittetehnilise töö lõikudes keskmiselt märksa kõrgemalt. Nad tunnevad ennast palju kindlamalt, mitte eelkõige tekstide toimetamisega, aga ka sellega, kuidas infot koguda, millised eetilised printsiibid tuleb järgida ja nii edasi. Et siis tegelikult see akadeemiline ajakirjandusharidus on andnud väga tugeva selgroo sellele, et meil on kvaliteetne ajakirjandus. Ja võib-olla jällegi üks märk sellest, et me sugugi ei pea häbenema selle pärast, milline on meie ajakirjanduse tase. Ei räägi pressivabaduse indeksist, aga näiteks kui me võrdlemegi seda, et kui paljudes ligikaudu sama suurtes riikides on uuriva ajakirjanduse toimetusi või on andmeajakirjanikke, siis siin on mitmeid riike, kellel neid ei ole. Nii et Eestil on ka oma uuriv ajakirjanduse toimetusi ja on ka andmeajakirjanikke, nii et see on jällegi märk sellest, et ajakirjandus on igati tasemel. Ja võimalik, et selle pildi eest tuleb lisaks sellele, et siin hakati varakult professionaalseid ajakirjanikke koolitama Eestis. Lisaks sellele tõenäoliselt on siin ka olnud tarku valikuid ja juhuseid. Jällegi, nii nagu siin Indrek Ibrus oma ettekandes tagasi vaatas, et said tehtud väga targad valikud, et tegelikult ka Eestis kogu seda meediamaastikku või siis sellist läänelikku ajakirjandussüsteemi üles ehitades on tehtud tarku valikuid. Võib-olla oli ka omajagu õnne, võib-olla oli vedamist, võib-olla ei olnud siin väga sellist ettenägelikku kalkuleerimist, on palju asjaolusid, mida ei ole võimalik ette teada, aga igal juhul minu hinnangul on tehtud häid valikuid sellel perioodil. Ja ma ei tea, kui me võrdleme kas või sellega, mis praegu Lätis toimub või mis toimus Lätis pärast Diena müüki, ilmselgelt oleme hoopis teises olukorras kui kolleegid naabermaades.
Nii et selles mõttes jah, on hästi läinud ja tugev ja hea külg selles arengus on olnud minu hinnangul ka see, et meil on päris hästi õnnestunud kujundada tasakaalu avaõigusliku ja erameedia vahel ja nii nagu me teame, et tegelikult mõlemate selline hea toimimiskontekst ja tugevus on oluline selleks, et ajakirjanduse kvaliteet oleks tervikuna kõrgem. Näiteks jällegi mõnedes riikides, kus on tehtud võrdlevuuringuid, siis on toodud välja, et avalik-õigusliku uudiste maja olemasolu on juba ainuüksi selleks oluline, et seada mingisuguseid uudiste mahu standardeid ka nendes riikides, kus puudub avalik-õiguslik meedia, on ka erameedias uudiste osakaal märksa väiksem, näiteks üks näide. Nii et see on selles mõttes jällegi olnud positiivne meie ajakirjandusvälja arengus. Ja muidugi see tasakaalu läbirääkimine toimub ju pidevalt. Läbirääkimised toimuvad mingis mõttes ka praegu, kui me mõtleme Meedialiidu kaebusele ERR-i vastu või mõtleme ka võimalikele muudatustele kogu sellises avaliku hüve teenimise ülesannetes. Nii et siin on tõesti selliseid olulisi teemasid, mis peab pidevalt läbi rääkima ja seda tasakaalu hoidma. Ja nagu ma ütlesin, et tegelikult ka see märk sellest, et Eesti elanike usaldus on ajakirjanduse vastu ikkagi suhteliselt kõrge, kui me vaatame seda keskkonda, kus me toimime, siis ka see näitab, et ajakirjandus toimib hästi. Ja muidugi nüüd selleks, et mitte jääda sellise väga ilusa pildi juurde, ma saan väga hästi aru, et ma olen väga jämedalt üldistanud mõningaid nähtusi, kus võiks kriitilisem olla, aga siiski meediapädevuse kujunemise kontekstina on need kultuur, haridus ja professionaalne ajakirjandus olnud 3 olulist sammast, aga mida siis edasi ja mis on need väljakutsed, millega tuleks tegeleda? Ühelt poolt tõepoolest, nii nagu siin ka tänasel konverentsil tuleb üha üles kultuurimuutus, mis tuleb kaasa audiovisuaalse ja tehisaru mõlema sellise arenemisega. See on üks selline ülesannetest. Siis teine küsimus on selles, et kas meediapädevuse arendamisega tegelemiseks me oleme läbi rääkinud, kuhu me jõuda tahame ja kas meil on ka eestvedajad ja vastutajad selles valdkonnas. See on teine väljakutse. Ja kolmas on see, et see meediapädevus kindlasti ei ole asi, mis ainult iseenesest areneb. Sellel on vaja kindlasti paljude erinevate panustajate tööd ja võib-olla hästi lühidalt siis avan need mõtted, et kui me nüüd mõtleme jälle sellele esimesele väljakutsele, mis tuleb tehisarust või siis üldisemast kultuurimuutusest, kus tarbitav sisu ka muutub, selles on rohkem audiovisuaalset, rohkem sellist lihtsalt aega veetvat, ka doomscrollimist ja muid nähtusi, mis sotsiaalmeediaga on tulnud, siis küsimus tekibki, et mis siis juhtub, kui see inimese vajadused infot saada ja valmisolek infot saada muutuvad oluliselt. Et kas me oleme tegelikult mõelnud läbi selle, kuidas ka koolis õpetada seda, kuidas eristada reaalsust fiktsioonist või tehisaru loodud inimese loomingust või deepfake sisu päriselulistest faktidest, et me tegelikult ilmselt jookseme siin praegu sabas nende arengutega ja kuidas suuta käia ajaga sammu on küsimus, sest eks me ju kõik teame,
et nii ülikoolides, kus meil on suur teadustöö maht ja tõesti aega vähe, samamoodi koolis, kus õpetajad õpetavad oma aineid väga palju, ei ole tegelikult väga palju aega järele mõelda ja nende teemadega tegeleda ja ka ennast arendada, juurde õppida. Nii et siin ilmselt mingisugune selline põlvkonna muutus või mingisugune uus idee on vajalik. Ja teine küsimus, et kas sellel hetkel on vaja kedagi või sellist institutsiooni või eestvedajat, kes tõepoolest tooks kokku erinevad osapooled, et meediapädevuse arendamisega süsteemselt tegeleda. Võimalik, et see oleks hea, aga ilmselt on see üsna ebarealistlik. Meil ei ole ju tegelikult isegi õnnestunud siiani kokku leppida näiteks selles samas meediapädevuse valge raamatu vastuvõtmises, mida juba mitu aastat tagasi tegelikult asjatundjad pakkusid. Siis meediapädevus on suuresti jäetud Haridus- ja Teadusministeeriumi kureerida, aga praegu hetkel ei ole ju ka tööl seda ametnikku, kes seda töövoogu juhiks. Kuigi ma ei arva sugugi, et ühe ametniku olemasolu siin nüüd oluliselt kogu seda mängu muudaks, aga kindlasti ta muudaks paljude protsesside läbiviimise lihtsamaks. Siis kui me mõtleme selle peale, et jah, ülikoolid on olnud meediapädevuse edendamisel eestvedajad, kas või meie sama Balti Infohäirete Sekkekeskuse raames, PETSID-i raames, kus siis Tartu ja Tallinn ka koos tegutsesid selleks, et arendada meediapädevuse programme ja toetada ja teha koostöös meediaettevõtetega faktikontrolle ja uurida seda valdkonda. Aga ülikoolid kindlasti üksi siin ei suuda palju teha. Väga vähe on meil vabaühendusi ja mittetulundussektorit, kes tegeleksid meediapädevuse programmidega. Ja siin tõesti see tekib küsimus, et kuidas need üksikud toimijad siis suudavad seda meediapädevuse muutuvat kontseptsiooni edendada, kui tegelikult seda on vaja. Sihtrühmaks on põhimõtteliselt kogu ühiskond, eks ole, et see on nagu see teema, kus tõesti me praegu ju püüame joosta üha kiiremini selleks, et paigalgi seista, kui parafraseerida Alice'it Imedemaalt. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas siis oleks võimalik meediapädevuse arendamisesse palju laiemat seltskonda haarata. Minu meelest see on üks olulisi ülesandeid ja võib-olla siin on nüüd koht, kus toimetustega koostöös mõelda, Meedialiiduga koostöös mõelda. Nimelt ühelt poolt, eks ole, kui me räägime tehisarust, mis võiks võtta ajakirjanikult tööd vähemaks ja jätta talle vaba aega, see on üks oletus, eks ole, aga oletame, et kui see on nii, siis miks mitte ajakirjanikele nende mingisuguse töömahu raames anda võimalus ollagi need meediapädevuse saadikud näiteks koolides, lasteaedades, igal pool mujal. Ütleme, et kui Meedialiit kirjutab sellise projekti, et ajakirjanike palgast 5–10% tuleks kusagilt projektist selle eest, et nad käiksid koolides ja õpetaksid meediat. See võiks olla ju üks selline koht, kus leida väga headele spetsialistidele rakendus, sest et ajakirjanikud on kindlasti need, kes suudavad seda teha. Nende igapäevane töö faktide kontrollimisel ja vahendamisel, mitte ainult faktikontrolli ajakirjanikel, vaid kõigil ajakirjanikel on ju see, mis on just nende see professiooni tuum. Nii et see,
et peaksime tehisaru tulekuga nüüd hakkama ohtralt ajakirjanikke lahti laskma. Ma loodan, et see ei ole see suund, kuhu me läheme, vaid vastupidi, et siin me jõuame palju originaalsemate lahendusteni, millest võidaks koolid ja ühiskond laiemalt. Et Väino, sulle igal juhul järgmiseks no pressure ettekandeks väike selline mõte. Aga kokkuvõttes siis jah, nende väljakutsetega tegelemine on kindlasti asi, mis tuleks nüüd ette võtta, sest et 35 aasta jooksul, aga no muidugi ka ulatub see kaugemale, oleme suutnud luua ikkagi sellise tänapäevase meedia- ja digipädeva ühiskonna, mille sambad on haridusjanuline ja tark rahvas, oma vastutustrikka rolli tajuv ajakirjandus ja akadeemiline meediaharidus. Seda me ju tahame ometigi säilitada ja edasi arendada, nii et ma kutsun igal juhul üles mõtlema sellele, kuidas mitte seda eelist, mis me oleme praegu saanud, ära raisata, vaid sellelt edasi minna. Ja palju õnne meie heale partnerile Balti Filmi- ja Meediakoolile. Aitäh! Aitäh, Ragne! Väikene kingitus, selle saad siis kätte, kui me oleme saalile küsimustele vastanud. Kas meil on, suur tänu, oota, ära mine. Kas meil on küsimusi? Jaa, meil on kohe küsimusi. Palun. Jah, mikrofon oli kuskil seal üleval, kui keegi saab tuua. Kes on see ideaalne kriitiline mõtleja? Meediapädevus eeldab kriitilist mõtlemist, aga kes on see ideaalne kriitiline mõtleja? Mida ta teeb või ei tee? Kas Staloria oskab meile vastata, kes on see inimene? No me saame vastata nende meediapädevuse kriteeriumite lõikes, et kui meediapädevust mõõdetakse testidega, kus näiteks peab ära tundma kuvatud sisu puhul, kas see on näiteks sisuturunduslik sisu, kas see on uudissisu, kas see on usaldusväärne uudisepakkuja üldse. Me teame siin, eks ole, seesama doppelgängerite probleem, et kas ma tunnen ära, et tegemist on päris uudistesaidiga, et see ongi see kriitiline mõte, mis selle meediapädevuse tuuma moodustab. Et põhimõtteliselt see peaks olema meie kõigile inimestele jõukohane. Kas on veel küsimusi? Siis ma küsin ise, ma tean, et see puudutab meid täpselt sama palju kui teid seal Tartu poolel, et kuidas sina vastad Martini küsimusele, kui sina oleksid meedia poolel, et kas väljundis, ehk siis ülikooli väljundis on see, mida teisel pool oodatakse? Kas küsimus nõuab jah või ei vastust, jah? Jah. No, mina ütleks, et need mõlemad pooled on vajalikud. Ma ei saa vastata ei ega jah, sellepärast, et üliõpilased teevad oma praktika meediamajades ja tegelikult see on see, mis valmistab neid paremini ette. Nii et ilma praktikata teooria on selles valdkonnas ikkagi vähe kasulik. Jah, aga ainult praktika? Ainult praktika ei ole ka päris see, sest et me ju ikkagi eeldame seda, et inimene peab olema õppimisvõimeline, ajakirjandus ju ka kogu aeg muutub ja ta peab olema suuteline selle muutusega kaasa minema. Nii et juba selline õppimisoskus, see on oluline ja mõnikord öeldaksegi, et ülikoolid on tegelikult see koht, kus testitakse, et inimene on võimeline eesmärgipäraselt õppima, et ta nagu on võimeline õppimisele pühenduma ja see on nagu test. Ja tegelikult ei ole siis lõpuks võib-olla oluline, mida ta täpselt õpib, aga ta näitab, et ta suudab õppida. Nii et sellepärast ma arvan, et on ülikoolidel oluline roll olnud kogu selle välja edendamisel. Aitäh, ma loodan, et see kehtib, aga selle kohta me saame lakmuspaberilt vastuse umbes tunni poole teise jooksul, et kuulame, mida on. Aitäh veel kord, Ragnele, aplaus!